Nii, tere kõigile siinpool saalis ja veebis samamoodi. Et mina olen siis see inimene, kes seisab siis täna teie ja teie mõnusa pika tööpäeva vahel, veel võib-olla paarikümneks minutiks. Nii et mina räägin metsaühitustest, natukene siis on kõikides ettekannetes on sellest korraks see sõna läbi lipsanud. Olen ise Ühinenud Metsaomanike juhatuse esimees ja Ühinenud Metsaomanikud on Eesti kõige suurem metsaühistu, kus on 1230 liiget ja ligikaudu 200 000 hektarit metsamaad. Nii et ja paikneme me üle Eesti, meil on küll omad sellised kontorite ja sellised kokkusaamise kohad, aga meie liikmeid on tõesti nii, et liikmed on üle Eesti ja nende kinnistud on üle Eesti ja nad on mingil põhjusel meid valinud, järelikult on nad siis meiega kuidagimoodi rahul. Ma nüüd vaatan kohe, kuidas siit edasi läheb. Nii, metsaühistu panin korraks siia selle definitsiooni ka, mida ütleb metsaseadus, mis asi on metsaühistu, et ta võib olla mittetulundusühing, võib olla ka tulundusühing ja tema liikmed on füüsilised või juriidilised isikud, pole vahet, aga oluline on, et neil peab olema metsamaa, siis on ta seadusjärgselt, on ta siis metsaühistu. Ja see leht on nüüd eelkõneleja Erametsakeskuse kodulehelt, kus te siis näete, kus on siis selliste ütleme, toimekamate metsaühistute kontaktid, te võite seda sealt ise vaadata, nad sealt avanevad siis edasi juba väiksed lehed ja väiksed informatsioonid ja saate näha, kus piirkonnas nad tegutsevad ja kus kohas nad paiknevad ja mida nad teile võiksid pakkuda. Üleüldse on kokku selliseid, väga raske on öelda, kui palju nüüd täpselt neid toimivaid metsaühistuid on, aga kusagil 30 tuuri, tegelikult registris on neid kindlasti rohkemgi, aga see, kes reaalselt pakuvad ikkagi metsaomanikele tuge igapäevaselt, ütleme, jääme siis sinna kuskile 25-30 ümber. Ja lisaks sellele, et Eestis on metsaühistud, on meil veel sellised organisatsioonid nagu Eesti Erametsaliit, mittetulundusühing, kes on siis metsaühistute katusorganisatsioon, sihtasutus Erametsakeskus, just tema eelnevalt alla rääkisin, Eesti Puidumüügikeskus, tulundusühistu, kes siis müüb ühiselt metsaühistute see kuuluvate metsaomanike puitu, samamoodi keskühistu Eramets, kes tegeleb lisaks puidumüügile ka veel taimede maale toomisega ja metsaomanikeni jõudmisega ja siis ütlesin ka, et neid umbes siis 30 on. Aga lähme nüüd siis peaküsimuse juurde. Kuidas metsaühistu saab metsa hooldamisel ja selle väärtuse kasvatamisel abiks olla? Ega metsaühistu ei paku metsaomanikule mitte mingisuguseid teistsuguseid erilisi võtteid kui need, mida te kõik eelkõnelejate käest kuulsite. Mets kasvab kindlasti ka ilma inimeseta, aga seal saadav puit ei ole selline, mida inimesed vajaksid ja mida nad tahaksid. Ja siin ongi nimekiri näiteks meie metsaühistu tegevustest. Enamasti on see rida suhteliselt sarnane kõikidel väikeste erisustega. Toon välja näiteks, et meil on ka FSC grupi sertifikaat, mida haldab metsaühistu. Meil on seal gruppi kuulub praegusel hetkel 64 metsaomanikku ja kusagil 75, vist natuke isegi rohkema 1000 hektariga. Meie räägime ka läbi jahimeestega jahinduslike esinduslepingute sõlmimisest metsaomanikel esindades, aga see, mis on tõenäoliselt kõikidel metsaühistutel ühine, on metsanduslikud konsultatsioonid, seesama just, mida siin räägiti, et kui teil on nõu või abi vaja, siis pöörduge oma piirkondliku ühistu poole, õppepäevad ja siis kõik see, mida siis on juba praktilises elus vajas, kavade tellimised, taimede ühishanked, raiete korraldamised, puidu müümine, kõik nii ja nõnda edasi. Siin on nüüd üks näide näiteks selle aastasest õppepäevast, siis kui veel õnnestus õppepäev teha, nõnda vabas õhus ja seal on nüüd siis tegemist kasvukohatüüpide õppepäevaga, kus on juba, nagu näete, lektor on põlvili surutud maha, labidas on käes, ta on päris suure augu kaevanud sinna ja uurib parasjagu seda, et milline see muld seal on, eks ole, ja milline oleks õige puu, mida sinna sellele maale istutada ja kuidas ta siis seal kasvab ja milliseid järeldusi siis metsaomanikud sellest peaks tegema. Ja nagu näete, siis huvi on nagu tohutu, kes pildistab ja kes on peaaegu et auku pannud, eks ole, aga selliseid rohkearvulisi õppepäevi toimub meil aastas, tavalisel aastal kusagil 10, sellel aastal muidugi ma ei julge öelda, et neid, ma arvan, et vist me saame kokku 4, et aga lihtsalt aasta on selline.
aga jah, et alati, kui te näiteks näete ka kusagilt Erametsakeskuse lehelt või siis kuskilt mujalt sellist reklaami, siis enamasti on nad metsaomanikele tasuta, tuleb kohale tulla ja juba saategi targemaks. Ja kuidas siis tavaliselt on nõnda, et kui metsaühistu poole pöördub murelik metsaomanik? Siin on need pildid on ka natukene selline täpselt novembri ilm tundub, eks ole, et lumi on küll eelmisest aastast, aga siin metsa ääres seisab üks väikene tume kogu, eks ole, selline murelik metsaomanik, kes vaatab siis oma metsa poole ja mõtleb, et ta on just metsaomanikuks saanud, mida ma siis nüüd teeksin. Ja ta ei tea, kelle poole pöörduda või kust küsida. Ja nüüd on siis tema kõrval on ilmunud siis üks selline rohelises jopes, eks ole, mis on nüüd siis meie metsaühistu värvid, eks on näha üks selline, kes siis juba talle seal kätega vehib ja midagi seletab. Et see on nüüd selline ilmestav pilt sellest, mis tegelikult on meil elus üsna sage, et meie poole pöörduvad metsaomanikud, kes on saanud metsa, on ta siis tihtipeale ei olegi ta seda võib-olla ise ostnud, ta on selle pärinud või talle on kingitud või vahetevahel on ta siis ka tõesti näiteks koos oma elamiga selle soetanud mingisuguse väikse metsaosa ja tal on selles suhtes suur mure, et mida ta nüüd oma omandiga teeb, et see ikkagi toodaks talle parimal võimalikul moel. Ta kardab seda natuke ka raisku lasta, kui ta mitte midagi ei tee ja samal ajal irvutavad teda natukene ka sellised meedia väljaütlemised, kes nii-öelda on valmis iga raiuja kohe nagu kusagile häbiposti panema. Ja nii nad siis meie juurde jõuavadki. Ja loomulikult, kui neil on seal midagi ka raiuda või midagi, siis nad tahaksid nagu teada, mis võiks olla see asi, mida me siis sealt saame või kuidas te näidake meile siis ära, mis seal siis on. Ja sellest prognoosist, nagu näete, siis ma natukene viksisin Olavi pealt, sest Olavi andis mulle nii hea tabeli, ma proovisin seda ümber teha, aga ma leidsin, et seal on kõik on kirjas, ma lihtsalt ei saanud seda ümber teha. Aga mina keskendun tegelikult sellele kõige viimasele tulbale, kus seal on vaat sellele osale siit. Et see on sellesama viide nüüd sellesama kännuraha kohta, et mis asi see on, eks ole, et see on selle tulude ja kulude vahekord, kui ütleme, võtame igast tihumeetri hinnast keskelt läbi 20 eurot tihumeetri kohta maha, siis saame selle ülestöötamise ja autotranspordi. Aga ma tahtsin näidata sealt viimasest osast just seda, et kui vähe peab omanik ühistuga koostöös oma aega panustama sellesse. Omanik peab kindlasti olema, kõigepealt muidugi peab temal mõte olema ja tahtmine. See on kõigepealt kõige esmane, seda ma siia kirjutanud ei ole, sest see ei ole nagu otseselt fikseeritav. Aga ta peab osalema kindlasti selles metsateatises, selles mõttes, et ta väljendab oma tahet sellega ja riik annab talle sellega nõusoleku. Ta peab kindlasti osalema lepingu sõlmimises, sellepärast et ta ütleb, mida ta tahab tegelikult saada, eks ole, sealt, et millist raieliiki või kuhu seda puitu või kas ta tahab seda ise endale või tahab ta seda müüa või mis iganes. Ja põhimõtteliselt järgmine kord on tema osa see, kus on teated tööde lõpetamisest ja raha ülekanded, kus ei olegi teda isegi märgitud, sest selle teeb ühistu. Nii et selles mõttes on nagu metsaomaniku elu on ühistuga koostööd tehes tehtud nii lihtsaks kui vähegi võimalik. Tal on tegelikult vaja avaldada oma soovi, anda oma selged sõnumid, mis on tema ootused sellele asjale ja loomulikult on tal eelnevalt nagu väikene hinnang, mis võiks olla tema tulukus ja kõik need asjad, mis on siin nagu näete reas, metsateatised, tehnoloogilised skeemid, lepingud, teede kokkulepped, müügiaktid, kõik selline, millest läbi närimine oleks talle päris paras katsumus, sellepärast et sinna näiteks ütleme juba kas või palgil tuleb mingisugune ligikaudu 20 dimensiooni sinna arve peale ja saada nüüd siis aru, kas see nüüd on kõik õige või ei ole õige, siis natukene lihtsamaks teeb ta elu kindlasti see, kui ta usaldab sellisel juhul professionaale ja võtab sealt selle teadmise. Nii, vaatame, kas meil jah, läkski. Nii, me läksin natukene ruttu juba edasi. Ja nüüd jälle tagasi. Aha. Äkki saan tagasi oma pildid. Siis oleks paar pilti veel. Nii, ma lähen siit... Ikka jõudsime lõppu välja jälle tagasi. Ahah, punasega tagasi, jah. Nii. Nii, jõudsime sinna kännurahani. Et
siin on põhimõtteliselt kõik need tööd on üles loetletud ja siin pigem võib neid olla rohkem kui vähem. Need on need ikkagi, mida tegelikult kõik metsa majandamise juures tuleb läbi vaadata. Ja siin on ka tõesti üks näide sellisest toredast noorest metsast, kus ma arvan, et metsaomanik ei ole pidanud peale maksma, sest tema puit ei ole sinna maha jäetud, nagu sellises vanuses metsas tihtipeale juhtub, vaid on sealt välja toodud ja ära väärindatud ja juba on näha, et kui palju see tegelikult selline valguse andmine ja selline raiering annab puude kasvule juurde. Nii, ja siis tegelikult siis ongi nii, et nüüd võivad siis, kui kõik see eelnev rida on sealt ära käidud, siis võivadki metsaomanik ja metsaühistust nõustaja kahekesi seal metsa ääres konstateerida, et saigi kõik tehtud ja vaadata, kas tulemus on see, et me tahame edaspidi veel midagi või on kõik sellega saavutatud. Kuna see metsaühistute süsteem on, ei saa öelda, et on riiklik süsteem, sest nad tegelikult on ju kõik kas MTÜ-d või tulundusühistud, nagu ma ütlesin, aga ta on kindlasti usaldusväärne partner. Ja miks? Sellepärast, et tema liikmed reguleerivad tema tööd, tema hindasid ja tema tegemisi. Ja liikmete kontroll läbi üldkoosoleku on selline, et sa ei saa halba tööd teha, sest teadupärast halb uudis levib ju 20 korda kiiremini kui hea uudis. Ja samamoodi ka teenuse hind sõltub täpselt sellest, mida liikmed soovivad. Ja siin ongi ka sellest samast õppepäevast, aga see oli nagu minu arust nagu nii selline sobiv pilt siia lõppu ja see lause, et tee metsa koos meiega, ta võib öelda ka tee metsa koos meiega või tee metsa koos meiega, aga aitäh kuulamast ja kui on küsimusi, siis hea meelega vastan ja ootan teid kõiki metsaühistu liikmeks, kui teil olete metsaomanikud. Aitäh, Kadri-Aia. Kas meil on siit saalist mõnda küsimust? Ja, üks küsimus on, ma näen. Kuidas? Üldkoosolekud toimuvad. On olnud üsna igal pool. Viimane oli nüüd küll Pärnus, eks ole. Me prootsime nagu niisuguses väga madalas koosseisus nagu läbi ajada, eks, aga meil oli plaan tegelikult kevadel Viljandis näiteks teha, oleme Raplas teinud. Et see on nõnda, et me püüame nii-öelda käia üle Eesti, et igal metsaomanike hulgal oleks nagu teatud hetkel natuke vähem sõita. Ja eks kui rääkida metsaühistutest laiemalt, et siis paljudel on siis ka mingi regioon, kus nende nii-öelda valdav metsaomanike baas on, eks ole. Jah, tihtipeale on ka see, aga et kuna meil on neid liikmeid lihtsalt nii palju, siis me saame öelda, et meil on sellised kontorid olemas nii Pärnus, Otepääl, Laatres, Raplas ja Viljandis. Kas sa paari sõnaga laiendaksid ühte teie pakutavat teenust, milleks on FSC grupi sertifikaat? Mis väärtust see metsaomanikule loob? See on säästva metsamajandamise sertifikaat. Metsaomanik peab nagunii järgima Eestis kõiki seadusi, mis talle öeldakse, aga FSC sertifikaat annab ka väljapoole sõnumi, et see, kes ostab seda puidust tooli või lauda näiteks, siis ka tema tahaks teada, et kas see puit, kus on tulnud sellisest metsast, mis ta on majandatud jätkusuutlikult ja tema saab sellest sertifikaadist siis selle teadmise. Nii et sertifikaadi omanikud võtavad endale veel natukene lisaks kohustusi, lisaks sellele, mida ütleb seadus. Ja praegu juba mingil määral puidu ostjad ja väärindajad ka seda tugivad ja maksavad selle eest rohkem sellest puidust, aga loomulikult meie suur soov on, et seda võiks olla veel rohkem. Et siis oleks tõenäoliselt neid sertifitseeritud metsi ka Eestis rohkem. Aitäh, Kadri-Aia, palun tule võtta omale siit see viimane vihmavari. Ilm täitsa nõudis seda vihmavarju, kui ma tulin.